Tervitused sõbrad, mina olen Taifun. Sõbrad, kõigile teile uue päeva puhul suur välistus, lugupidamine ja armastus. Jätkame jälle tööd, kõrvetava kuumusega sõbrad. Vabandust, et ma eile videot ei postitanud. Olen mitu päeva otsinud farmi jaoks heinapalle, nagu te teate, ma mainisin seda hiljuti. Tänu jumalale, eile leidsin heinapalli. Ja meie terves piirkonnas on kõik põllumehed. Siit ei suutnud ma ühtegi heinapalli leida. Ta tuli siia 80 kilomeetri kauguselt. Kas sa kujutad ette? Ta tuli 80 kilomeetri kauguselt siia. Eile ostsin päris palju heinarulle, laadisin need peale ja viisin ära. Ilm oli ka väga palav. Ma olin täiesti läbi, sõbrad, sellepärast puhkasinki eile korralikult. Varsti näitan teile ka heinarulle, tegelikult tule kohe, ma näitan sulle osa neist. Te teate talu, sissepääsu juures on maja. Sinna ei mahtunud. Siis tõin osa sellest ka siia. Roki, tule poiss, tule ära millestki ilma jää. Noora, sina ka tule. Hästi, Karolin, tule. Tule poiss, tule. Ärge jääge õues millestki ilma. Minu lõvi, mida sa teed, Ponjuk? Minu kena poeg. Ahah, vaata, ma panin selle eile sööte sisse. See on meie heinapall. Meie heinapall on ka väga ilus, vend. See lõhnab tugevalt heina järele. Väga ilus. Loomad sõid ilusti, nad sõid päris palju. Umbes nii võite mõelda. Võtsin sõbrad 5-6 kuuks heina. Võtsin, et võtame korraga nii palju kui võimalik. Mehel oligi ainult nii palju alles. Ehk siis ma võtsin kõik ära. Mõtlesin, et see aitaks meid pikemat aega välja. Et me ei peaks enam loomade sööda ja murede pärast muretsema. Nüüd on tänu jumalale kõik hästi. Kõigil on ju tuju hea, eks ole, Ponjuk isa? Minu ilus Ponjuk. Ma näitan sulle kohe heinarulle, tule. Kurat tulid sisse. Mu kallis Mägik ka. Mää, tule. Tule, Noora, tule. Hakkame minema, tütar, vaata välja. Kas sina tuled ka, Ponjuk? Ponjuk, sina ära tule, oota. Ponjuk, oota hetk poeg, teie ei tule praegu, oodake. Noora, tule. Noora, tule, kallis. Ponjuk, sina ära tule, oota, poeg. Noora, tule. Olgu, Karolin, jäägu sisse, sõbrad. Ka kõik su lapsed, tänu jumalale, on rõõmsad ja söögisuga. Mida mu kaunid teevad? Ma tean, et te kannatate kuumuse käes. Ma olen samasugune. Vennas, see kuumus on meid täiesti ära kurnanud. Ma üritan ka loomadele mingit süsteemi välja mõelda. Jälle endale. Eile tegime ka Escobaride juurde väikeste olemasolevate materjalidega varjualuse. Vaata, meil oli ainult üks telk, see oli ka basseini telk. Kuna me basseini ei kasuta, võtsime selle sealt maha. Sinna panin ühe posti. Escobari keskele panime sellise varjualuse, sõbrad. Nüüd on siin mugav. Muidugi, teeme veel midagi ilusamat. Praegu ajab asja ära vähemalt loomad. Št, Roki! Ole rahulik, poiss. Et nad saaksid siin rahulikult olla. Ja siis praegu on minu prioriteet, kuna ilmad on ju kuumad. Teha sinna aeda varikatused ja varjualused. Ja siis, sõbrad, teen treeningualad, et saaksin koeri vabalt jooksma lasta. Nagu te teate, viin ma koerad iga päev jalutama. Vend, ilm on palav, see väsitab mind väga. See pole niisama, sel aastal on tõesti korralik kuumus. Eile tegin ka aias mõned plaanid. Mõtlesin, mida kuhu teha saaksin. Mõtlesin endale välja mõned projektid. Seal Medusa ja Toni puuri peal olid ka lauad, kaanelaud. Visksin need ka siia. Praegu on siin ka väga hea varjuala. Vaata, Medusa näiteks lebab seal kuudi kõrval. Seal on täielik vari, sõbrad. Praegu paistab siia hommikupäike, aga kui lõuna kätte jõuab ja päike otse üles tõuseb, siis on siin täielik vari. Nüüd on siin nii ilus, sõbrad. Nüüd vaata, mida ma teen, tule. Vennas ma tegin treeningala jaoks plaani, kuhu ma saaksin vähese varustusega midagi teha. Siis on selle maja taga selline osa, sõbrad. Ma mõtlesin, et siin on juba üks külg kinni, ma võiksin selle ära kasutada. Panen siit kinni, panen sealt kinni ja mõtlesin, et sellest saab suur ja ilus treeningala. Nüüd hakkan seda ala kasutama. Mul oli mõned lauad, 5x5 plussid. Need korjasin kokku ja sättisin valmis. Nüüd teeme siia sellise raami, et sulgeda. Paneme need nii sellele poole kui ka vastasküljele. Need paneme paika. Ja siis on mul selline plaan. Siia teen päikesevarju. Esmalt paneme väliskülje paika.
Siit paneme ka sellele poole traadi kõrguselt niimoodi väikse varju, kas saite aru? Siis on siin kõik varjus. Praegu ma seda kohta niikuinii üldse ei kasuta. Ehk siis mul pole siin kunagi mingit asja ajada. Ma ütlesin, et vähemalt kasutame seda kuidagi ära, vend. Nii loomad saavad ringi liikuda, meil on ka treeninguala ja saame koeri rahulikult lahti lasta. Nüüd teen selle nimel kõik, mis vaja ja proovin seda kogu aias teha. Mul on teile üks palve. Vaadake, ilm on palav. Te teate ja näete, et pingutan kogu hingest laste nimel. Mul on teile palve. Ärge teiegi mind alt vedage. Palun, kui toetate mind, siis pange sellele videole like, tellige kanal ja jätke kommentaar. See teeks mind väga õnnelikuks. Teie meeldimised on mulle väga väärtuslikud. Teie kommentaarid on mulle väga väärtuslikud. Ära tee mulle liiga, vend. Ärge hoidke oma toetust tagasi, sõbrad. Nüüd paneme kõigepealt siia ühe posti paika. Vend, ma panin siia ühe 5-5 posti valmis. Ma kardan ainult seda, et see meie 5-5-ne peab tugev olema. Selle ma nüüd löön ülevalt sisse ja siin kõrval on laud. Sinna kinnitan selle ka ära. See meie post saab siin kivi kõvaks, eks. Sellega pole meil mingit probleemi. Aga nüüd paneme ka teisele poole ühe posti, eks. Siin on maa kivine. Peame selle betooni lahti murdma. Selle lihtsalt matame maha. Lisatoetust ei tule. Homme või täna pean sellele tsemendi peale panema, isegi kui see siin on, jääb siia tühimik. Jah, meil on ka selline probleem. Kui siit paneme, siis siia jääb tühimik. Nägid, ma enne ei pannud seda tähele, nüüd märkasin seda. Kui paneksime väljaspoolt? Väljaspoolt on see koht ka täiesti rohune, seal tuleb päris palju tööd teha. Olgu, kõigepealt matame selle ära, vaatame, kuidas sõbrad hakkama saavad. Lähen korra selle maja katusele. Las ma löön selle sisse, siis lõikan üleliigse ära. Kui ei õnnestu, siis teeme midagi muud, vend. Selle posti juures jääb vahe. Sinna panen mingi laua või midagi vahele, saame korda, vend. Las ma kõigepealt ronin sinna üles ja vaatan. Vend, ilm on ka nii palav. See pole naljaasi. Sõbrad, siin lausa kõrvetab. Aga ma pean ka loomadele koha tegema. Seetõttu peame me kuumast hoolimata vaeva nägema. Mis teha, vend? Vend, selle allosa pidime kõigepealt läbi lõikama. Oota, vaatame, kas see mahub sisse. Ei! Seda! Vend posti juurde! Suu on ju sirge. Seda natuke. Ja peame selle teravamaks tegema. Las see läheb sisse. Oota, me ulustasime selle, vaata. Bismillahirrahmanirrahim. Sõbrad, tänu jumalale, siin on peaaegu valmis. Ma katkestasin ühe video, sest ma vihastasin väga. Ma panin generaatori tööle, nagu te teate, et neid asju lõigata, aga vennas, hiired olid bensiinivooliku läbi närinud. Pärast seda voolas kogu bensiin, mille ma panin, alla. Masin ei jäänud seisma. Nad olid ka laadimiskaabli läbi närinud. Ma läksin närvi, ütlesin, et pane kaamera kinni, teeme selle asja ära. Praegu on ilm varjus. Varjus tähendab, et on pilvine, päike on läinud. Päike lõi mul korralikult pähe. Just enne oli täiega päike, mul pole enam üldse vererõhku ega midagi. Praegu oleme selle kohakarkassi valmis teinud. Ainuke viga, mille ma siin tegin, oli see, et päikese tõttu ei näinud ma silme ees midagi. See ülemine laud nihkus natuke siia allapoole. Ehk siis ülemine jäi veidi viltu. See oli ka lihtsalt hetke asi, mõtlesin, et las saab kiiresti valmis. Peale selle meil muud muret ei ole. Põhi on ilus. Üldine raam on ilus.
Tõime Chessani siia. Need Vistuki pojad olid varem kanade juures, mäletad ju? Ütlesime, et lõikame seal oleva Chessani ära, me ei kasuta seda kohta enam. Pärast seda tõime selle Chessani siia. Kuna siin elektrit ei ole, viisime nii puu kui ka traadi konteineri juurde. Lõika need seal ära, too siia tagasi, tee seda, tee teist. Lõpuks saime selle osa valmis. Ma kinnitan need traadid veel natuke paremini, aga praegu on siin kõik põhimõtteliselt valmis. See alumine osa on ka lahti ju. Nüüd vaata, vend, maa on siinpool kaldu, sinna poole kõrgem. Kui maad ühtlaseks teha prooviksid, siis seal on kõik betoon. See teeks palju tööd juurde, ma mõtlesin, et pole enam midagi teha. Nüüd, Türgi moodi tehakse nii. Kui see töötab, siis ära puutu. Kas see töötab nii? Töötab. Kõik. Pole vaja igat pisi asja üle vaadata. Praegu minu arvates ajab see asja ära. Väga hea. Lõppude lõpuks ei hakka mina siin elama. Me teeme koertele suure ala, kus nad saavad ringi joosta. Ja siis teeme siia veel natuke kinnitusi juurde. Ukse tahtsin ka siia teha, isegi varsti lähen turule. Ennas, ilma elektrita ei saa, kogu aeg on vaja midagi lõigata. Lõika traati, lõika võrku, lõika lauda, kogu aeg on masinat vaja. Generaatori bensiinivoolik on katki, akujuhe on katki, need kurjad hiired on kõik ära söönud. See on juba mitmes kord, ma olen juba hulluks minemas. Ma ei tea, mida need hiired bensiinivooliku sees leiavad, kogu aeg närivad seda. Ja ma lasen ka, ja lahti. Kus minust tütar on? Kus mu lõvikene tütar on? Oota, las ma kallistan oma tütreid. Tule siia. Tule. Kus mu kaunitarid on? Kus mu beebid on? Kule, isa näed vaeva teie nimel selle palavuse käes. Sa ju näed seda, eks ole, mu laps? Kule, hinnake oma isa. Hinnake oma isa. Kas kuusid? Ausalt, hinnake oma isa, vaadake. Minu vaunikesed. Mašallah, teile. Uksega ka, tegelikult seal oli kõik hästi, aga ma tegin selle niimoodi ära. Praegu pole elektrit, ma ei saa sellega tegeleda. Muidu oleksin selle ära teinud. Eespoolt pole me veel valmis saanud, ukse paneme sinna, sõbrad. Nüüd ma näitan teile seda. Las ma näitan teile kõigepealt neid heinarulle, mille ma esimesena tõin. Heinarullid ladusin ka siia maja sisse, sõbrad. Tulge vaadake. Oi, nüüd, vaat. Praegu tead, terve maja lõhnab tugevalt rohu järele. Umbes mitu heinapalli siin on. Kes ära arvab, sellele panen kommentaarides südame, olgu teil sellest teada. Kokku on meil üle 100 heinapalli, las ma ütlen selle ära. Kes täpse arvu ära arvab, sellele panen kommentaarides südame. Tule, näita seda heinapalli siit poolt, tule. Vaata, kas näed, kõik on karikakraad ja lilled. See on ilus niidu hein, sõbrad. Väga ilus hein, lõhnab tugevalt. Varakult niidetud, väga ilus hein. Kitsed ja lambal armastasid seda väga. Ma võtsin ovraõled, neist polnud mingit kasu. Neile ei meeldinud, nad ei söönud seda. Tuleb lihtsalt sööta panna. Nüüd annan seda puhtalt. Nad söövad. Siia alla panin ka täielikult kaubaalused. See siin on maja sees ja oli päris must. Koristasin siin natuke, siin oli kohutav hais. Mõtlesin, et kui me seda kohta niikuinii ei kasuta. Panen heinavallid siia. Siia ei mahtunud kära, ruumi ei jään. Osa panin ka kitsede lauta. Loodetavasti oleme nüüd 4-5 kuud muretud end. Loomadel on nüüd hea olla. Ma ostan ainult lisaks veel ühe põhupalli. Selle ostan ka, ma mõtlen, sobiva heina. Selle võtan ka talvel loomade alla laotamiseks. Nüüd sünnib meil varss, neil on vaja kohta, kus olla, talvel paneme neile põhku alla, no suvel peadki juba talveks ette valmistama, et pärast probleeme ei tekiks, vend. Praegu. Tule siia, vend, lähme siia. Ula Taissa, mis sa teed? Ilus poeg, ilus. Minu lõvi. Sa ütled Tysonile, et sa ei lase teda eriti lahti. Vend, ma lasen teda ka lahti, aga ta ründab lambaid selle pärast. Nüüd vaata, vend. See siin on esiosa. See esiosa on võrreldes sellega natuke lühem. Seal on natuke laiem. Ala on juba näha, et see on tohutu. Las see traaditöö saab valmis, siis teeme siin ka ühe koristuse ära. Siin saab kõik täiesti puhtaks. Nüüd on meie järgmine samm. Kas teeme värava siia poole? Siin on ju maa ka. Teeme natuke siia poole. Valmistan siia jälle samasuguse raami. Aga siia paneme ukse. Nii et, mis siis saab, vend? Meie uks on siin. Me puhastame selle koha ära. Võtame ära igasuguse rämpsu ja mustuse. Siis teeme siia ilusa varikatuse. Täna lähen niikuinii varsti ka turule. See on minu plaan.
see katus seal. Katuselt siia posti küljele. Niimoodi presenti tõmmata. Harju teha, et loomadel oleks mugav. Nüüd on meil siin suur treeningala. Nagu näete, lähen laua kalde järgi, sinna ülemise laua olen natuke nihutanud. Päike lõi mulle pähe selle pärast, aga tõesti, väga ilus tuli välja, sõbrad. Nüüd saan vähemalt loomi rahulikult kahekaupa välja lasta. Mitte ainult siia, vaid teeme ka mujale. Mul on veel palju kohti mõttes. Jah, ma kasutan lihtsalt olemasolevaid materjale ära, saad aru, aias. Kui vaja, ostan ka uue. Siis teen selle ära. Siia paneme natuke tugevdust ka, vaata, see natuke kõigub. Me peame ka keskele ühe laua panema. Alla paneme ka neid valgeid kive, siis nad ei saa kaevata. Siis loomad saavad rahulikult ringi liikuda. Me peame selle ära tegema. Ausalt öeldes oli ilm väga palav. Varsti hakkab vihma sadama. Enne vihma on selline palavus, mis lausa lämmatab inimest. Sa ei saa hingata. Sellise palavuse all ei öelnud me jälle midagi, vaid tegelesime asjaga edasi. Ära lase sellel nii lihtne välja näha. Tegelikult võttis see jalgade töö palju aega. Võib-olla on juba 3 tundi möödas. See väsitas mind väga ära. Oota nüüd, me valmistame selle koha ette üks hetk. Puit. Oleksin ma ukse teisele poole teinud, oota. See tuleb meile natuke ebamugavalt. Me kohandame selle ära, vaatame. Meil polegi veel hinged, peame hinged ostma. Võtame nüüd siit mõõdud, sõbrad. Ja siis on seal konteineri taga üks osa. Te ehk mäletate seda kohta. Sinna teen ka treeninguala. Tasa. Siis Aares jääb sinna. Aaresi kohale teeme ka ühe varikatuse. Tema kohta ma üldse ei muuda. Aaresi kohale teeme ka varikatuse. Ma ostan ka natuke puitu ja muud sellist. Pärast seda korraldan kõik ära. Mõned ütlevad veel, et tee nendele puuridele, sealsetele puuridele varikatus. Sõbrad, need puurid on juba varjus, vaadake. Näita katuse osa korraks. Sealt edasi on meil juba vari olemas. See varjab ka sisemist osa. Sees on ka toad olemas. Ehk siis seal on juba vari neil, seal pole mingit probleemi. Meie praegune prioriteet on teha väljas olevatele koht. Kui ma siia juba midagi teen, näiteks praegu tegin siia ühe treeninguala, lasen sinna 2-3 koera lahti. Kui teen veel ühe, lasen sinna ka 2-3 koera. Isegi need puurid saavad tööjaks, te näete ise. Ma korraldan neid aegamisi, sõbrad. Kumade ilmadega pole töö tegemine lihtne. See teeb inimese päris läbi. Nüüd, vend, võtame selle laua. Kas võtame selle paksema? Las ta olla, seda pole vaja meil. Pole sellega asja. Jälle peame seal mõõtu võtma. Tahaksin teile samm-sammult näidata, aga kui ma töötan, muutun väga pingeliseks inimeseks. Ma muutun närviliseks, eriti kui asjad ei lähe nii, nagu ma tahan. Kui midagi läheb viltu või tekib mingi probleem, ma ei pane seda siia, sest te ei tahaks mu nägu näha. Ma muutun väga närviliseks, kui asjad ei õnnestu, sõbrad. Ilm on ka palav, see ajab inimese närvi, aga täna ma väga ei ärritunud. Sest ma planeerisin selle osa eile õhtul, mõtlesin, et teen seda innuga. Mu lapsed tunneksid end hästi. Et ma ise ei väsiks ja saaksime ka meie aia teatud alasid ära kasutada. Kaunistame need kohad kenasti ära, värvime ja nii edasi, saad aru? Kõik saab väga puhas olema. Nüüd on siin natuke kitsam kui seal. Oota korraks. Anname ukse vahe siia natuke tagapoolt. Selle puu lõikame tagasi. Kas sobib? Nüüd, vend. Teeme sama asja siin. Kui annaksime siit. Niimoodi. Siin. See on 4 meetrit. Siin on umbes 3,30. Umbes 3,30. Ukse vahe jaoks. Nüüd las ma käin ka selle koha kiiresti üle, sõbrad. Seame ka selle koha kohe korda, eks. Ma toon materjalid ära, siis jätkame varsti. Sõbrad, nüüd jätkame järgmisel päeval. Eile läks mul töö päris pikaks, ei saanud valmis, tuli ka muid asju vahele. Õhtul käisin veel profiile ja uusi võrke ostmas. Varsti näitan teile ka neid. Nüüd on suurem osa treeningala valmis, ainult üks uks on veel jäänud end. Nüüd hakkan ust paika sättima. Uksega on meil selline probleem. Me oleme laua ühele poole viltu kinnitanud. Üks pool on suurem, teine väiksem. Aga sellele leiame ka mingi lahenduse. Vaatame. Nüüd lõikame kõigepealt selle mõõdu järgi, mille ma lõikasin. Mul ei ole enam 5x5 plussi alles.
Tahtsin sellest ukse teha. Leidsin nüüd sellest lauast 2 omavahel sobivat tükki. Nendest teeme, vend. Hakkame siis pihta, bismillah. Nüüd, sõbrad, olen raami valmis teinud. Need lööme nüüd kinni, eks. Et see ei painduks, panin keskele ühe laua. Võib-olla paneme neid 2. Ma ei tea, kas see paindub või mitte. Pärast seda teeme selle asja ära. Vahele peame tegema võrgu. Traat tähendab, selle paneme paika. Teeme midagi korralikku, et koerad seda katki ei teeks. Nüüd tule välja, Natasha. Dede, ütlege! Santos on Karoliini peale kinnisideeks muutunud. See hull tahab temaga paarituda. Nüüd, vend, meie ukseraam on valmis. Lähme proovime, kas see sinna sobib. Lähme treeningala juurde vaatama. Siis lähme detailidesse. Karavaš, mida sa teed, Karavaš? Eile, vend, vaata, näita neid asju. Eile õhtul ostsin uusi materjale, sõbrad. Tõin 7 terasvõrku. Neist teen uued puurid. Siis võtsin profiili 30x40, umbes 10 tükki. Siis võtsin need lattrauad. Neid latte kasutan ka selleks, et need üleval ja all ei painduks. Seejärel hakkame uusi puure tegema. Ma kohandan veel natuke aeda, tahaksin selle Isabeli ja teised maja juurest ära viia. Ma panen nüüd kurda. Täna teen ka autodele varikatuse. Selle korraldame ära, varsti teeme selle ka ära, eks ole, Tyson. Minu kena poeg. Mida teeb minu paša? Mida teeb mu lõvipoeg? Tule siia. Kuule, ikka päris palav on tead. See põletab ja kõrvetab inimest, sõbrad. Nüüd vaata. Siin. Eespool on see nüüd selline. See pole veel valmis. Mul oli ka neid aedu. Santose omanik tõi need tema vana puuri jaoks. Ma kasutasin seda siin ära, see pole veel valmis, me teeme need kohad ka ära. Eesosa tegime niimoodi tugevamaks. Need võred joome veel natuke tugevamalt kinni. Tagumine osa on juba valmis. Meie esiosa sai ka selline, sõbrad.
minu arvates väga hea 5 tärni töö. Värvime selle veel ära. Vanaisa, mine välja. Pärast seda seisab see nagu uus vend. Nüüd. Jah. Anname selle alla. Nüüd ukse juurde. Naelutades oleme viltu pannud. Üks pool on suurem, teine pool lühem. Kuule, selliseid nael on, et anna olla. Kas nad müüvadki neid teadlikult sellisena? Sest ma inimesena tean ma, mida ja kuidas ma müün. Saad aru? Aleikum salam. Kas me saaksime korraks rääkida? Räägi, isa. Praegu keegi tuli ja ma katkestasin video. Mida ma rääksin, vend? Ah jaa, need naelad. Need on nii kehvad. Lööd läheb kõveraks, lööd läheb jälle kõveraks. No kuidas saab sellist asja toota? No oletame, et mees tootis selle, aga müüja peaks ju oma kaupa teadma. Saab kaebusi, midagi juhtub, siis ta muudab midagi või teeb midagi. Nüüd ja see läheb kõveraks, vend. Odavad need naelad ajasid mind hulluks. Seetõttu lõin ka vihast alati mööda. Vaata näiteks seda. Praegu ei ole see siiski ühtlane. Natuke, umbes millimeetri jagu jääb tühimik. Pärast seda on meie töö valmis, nii et umbes nii. See jääb lahti ka. Kuidas me seda teeme? Selle jaoks pole praegu midagi teha, vaata ise. Kui me nii anname, siis ei sobi. Oota üks hetk, ma vaatan. Selle andsime niimoodi. See jääb ikka päris lahti. Aga miks vaata, siin on 95. 93, 90, 89, nüüd läheb alla. Ma panin ka ühe vastavalt 90-le. Oleksime pidanud 92 tegema. Olgu, las ma vaatan, ma mõtlen sellele mingi lahenduse välja, sõbrad. Nüüd lähme ja sätime selle traadid paika. Kas on korras? Las ma lõpetan selle kiiresti ära. Ma olen sellest kohast juba eilsega tüdinenud. Kuuma ilmaga ei saa tööd teha, sõbrad. Vaata, see ajab inimese täiesti läbi. See kuum ilm, tead küll. See pole nalja asi. See ajab inimese täiesti läbi, mul on sellest kõrini. Mõtlesin, et saaks see asi juba läbi. Saaksid ometi minema. Saaks koeradki rahulikult lahti lasta. Vaata, täna teen ma ka seda asja nüüd. Me teeme ühe päikesevarju. Eile ostsin, sõbrad, 4 korda 6-meetrise päikesevarju. Ma tõmban selle puuri selle poole jäävasse ossa päikesevarju. Seal puuri juures on juba 2 posti olemas. Nendest nurkadest siia. Varsti teeme selle ka ära. Täpselt nii, nagu ma tahan, ei saa, sest postid on 2 meetrit, me vajame need 30 sentimeetrit maa sisse. Alles jääb üks 70. See tähendab, et see koht jääb natuke madalamale. Sellest posti joonest siia. Üks post! Siia teeme ühe posti. Kui see ka ei õnnestu, siis teen midagi muud. Generaator läks ka vätki, bensiinivoolik lõhkes. Seda peame ka vahetama. Mõtlesin, et keevitan posti külge ühe tüki. Oota, ma vaatan seda varsti üle. Siia teen korraliku varjualuse. Auto, mootori ja muu panen selle alla. Sest päikse käes lähevad need raisku, sõbrad, selle pärast. Olgu, seadistame selle ka ära, vaatame. Sõbrad, tänu jumalale sain valmis. Veel pole päris valmis, aga põhitöö on tehtud, sõbrad. Vaata, nüüd on see koht nagu soomus. Väga hea. Ainult selle võrgu kinnitan veel paremini. Meie uks sai selline. Nagu ma ütlesin, laud oli kõver. Vend, laud oli kõver selle pärast. See jäi ka kõveraks. See ei jäänud sirgeks. Selle luku ostsime ka, aga sellest polnud ka mingit kasu. Mul on ainult suured naelad. Kuna need on suured, siis ma ei saanud seda kasutada, sõbrad, vabalt. Panin luku paika, nii see ongi. Nüüd, kuna siia jäi liiga palju tühja ruumi, siis see lukk ei sobinud. Lisaks lõin alla sellise laua. Seda lauda keerad ka niimoodi, eks. Nüüd on see täiesti tugev, nägid? Nojah, väga professionaalne see pole, aga ma tegin oma parima, sõbrad. Praegu on siin selline seis. Ajab asja ära. Väga hea, 5+. Ainult see lukk on väga halb, ma võtan selle ära. See ongi mingi odav asi, vaata siia. See pandub bänd. Avassi. Ma panen selle luku asemele veel ühe sellise laua. Kas sa said aru? Kui me selle laua paneme, on see parem kui see. Selle jaoks on vaja väikest naela. Haamrit on vaja. Kuna seda polnud, ei saanud me seda tehtud. Selle saame korda. Nüüd vaata, tule siia. Toome ühe lapse siia. Tegelikult kas ma oleksin pidanud selle luku nii tegema? Las ma vaatan korraks. Oota. Süstlü, kas sa istud sinna süstlü? Ulla kas süstlü? Vaata nüüd.
kui ma selle niimoodi kinni lööksin. selle avame ka niimoodi. Siis saab jälle korralik lukk. Vaata niimoodi. Nojah, ma korraldan selle kuidagi ära, selle luku võtan lahti ja teen samasuguse puidu. Nii ongi, sõbrad. Väga ilus sai, tohutu suur ala. Nüüd saame siia südamerahuga lapsed lahti lasta end. Vaatame, keda võtame. Bonjuk, kas ma võtan sind, Bonjuk? Minu ilus poeg. Kas Karoliin tuleb ka? Ma näitan sulle ühte vuuridest, aga oleks parem olnud, kui oleksime ukse ettepoole teinud. Aga me panime selle taha. Kaia värava poole. Midagi pole teha. Karoliin, mõlemal juhul ajab asja ära, vend. Nüüd on meil suur ala. Nüüd saan ka koeri rahulikult lahti lasta. Nad saavad seal rahulikult ringi jalutada. Nad mängivad seal. Vähemalt on minulgi siis süda rahul. Kui ma veel paar sellist kohta teen, siis lased nad kõik sinna vabalt ringi jooksma, vend. Lapsed saavad rahulikult ringi jalutada. Me pole veel puuregi jõudnud koristada, nad on kõik ära määrinud. Kuule, Carlos, miks sa oma toitu ei söönud? Oi, minu Carlos, kas tead, keda me nüüd võtame? Oota. Ma võtan Reina. Las ma võtan Reina. Kas sobib? Aga kas meil tõesti pole siin ühtegi rihma? Sõbrad, ma olen kõik rihmad ära viinud. Reina, tule, ma võtan su sülle. Oh, jumal. Ma viin Reina sülle võttes, tule. Laseme Reina sinna, minu lapras tüdruk. Ma ei lase kedagi Reina kõrvale. Reina peab alati üksi olema. Nad saavad natuke läbi. Pärast seda saavad sõbrad vihaseks ja tülitsevad. Nüüd on see koht tõesti väga hea. Nagu ma ütlesin, teeme selle veel natuke tugevamaks. Ja ma teen sinna ka päikesevarju. Hea päikesevari. Pärast seda on kõik super. Täna teen ka koha, kuhu teised autod panna, aga ausalt öeldes olen väga väsinud, sõbrad. Nagu ma ütlesin, kuuma ilmaga ei kannata teha. Reina, las ma võtan su siia. See on piin nii sulle kui mulle. Oota. Jookse nüüd, Rokki. Tule, tüdruk. Vaatame, Reina. Üks hetk. Jah, aga vaata, mida me unustasime. Me unustasime seespoolse luku teha. Pole midagi teha. Mis teha? Poeg, teie ärge tulge. Ei, vanaisa. Ei, vanaisa. Vaata. Nüüd saab mu Reina siin rahulikult ringi jalutada. Kurat, kuidas me küll seespoolse luku unustasime? Jah, ma panin luku. Väänasin naela kõveraks ja valmis. Tule! Reina! Kus mu ilus tüdruk on, eh? Kus on minu oma? Las ma ritan Reinat natuke. Kus on minu lõvitüdruk? Tubli oled. Reina, tule siia, jookse! Ma pasta oma energia, kallis. Ja nüüd, tead küll. Siin kaunistame ilusti ära, värvime, koristame. Pärast seda näeb kõik väga hea välja, vend. Olen väga väsinud, sõbrad. Olen väga väsinud. Roki, ärge segage, vaadake Reina poole. Reina ei alasta kellelegi, ta ründab teid kõiki. Kas sa kuulsid, Roki? Roki hakkas kohe Reina peale sihtima. Reina, Reina, Reina! Mis juhtus, mis? Kui Reina varem nii tegi, siis ta ründas. Nüüd ta eriti enam ei tee seda. Sa oled ikka korralikult juurde võtnud tüdruk. Paksuke. Mashallah sulle. Täna mõtlesin, sõbrad, teile näidata uut treeningala ja ka neid heinapalle, mis me ostsime. Ma tahan nüüd minna ja rahulikult pea padjale panna ning puhata. Lõpuks võib see teile väljaspoolt lihtne tunduda, aga sellel on palju peeneid detaile. Seal ei ole lauda, panime selle siia, see tuleb välja, kukub maha. Ukse tegime, seal läks viltu, siin läks viltu. Võre on mädanenud, lööme, laguneb laiali, naelad lähevad kõveraks, laud läheb katki. Väljaspoolt paistab see lihtne, aga tegelikult väsitas meid päris ära. Filmi neid ka. Karoliin, kas sina vaatad ka sealtpoolt siia? Oota, lasen oma Marazi ka lahti. Maras, baba, kohe lasen su lahti. Noh, sõbrad, ma armastan teid väga. Ärge unustage, videot meeldivaks märkida ja kanalile tellida. Hoolitsege enda eest hästi, olge terved, jääge hüvasti, mu sõbrad.